6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Tärista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist. Viimasest võidust oli möödas liiga pikk aeg. Tänan Raardi Ludejat ja tiimi, kes surusid mind. Mul oli eelmise aasta lõpus isiklikus elus keeruline aeg, kuid nüüd olen tagasi. Just nii võttis Portugali ralli juttu seal võitjad Alle Rovampera, kes lõi platsi puhtaks ka punkti katsel ehk sai siis maksimaalselt 30 silma. Aga eks selles rallipäevas oli ka muud põnevad, näiteks Ott Tänak hübriidi jamade kiuste tuli 4. kohale, Thierry Neuville siis oma turbojamade kiuste oli 5, ralli jaks sai ikkagi metsikult põneva lõpplahenduse ja eks me siis tänases 6. käik stuudios võtame selle asjad kokku nagu alati. Alustuseks muidugi teeme siis emadepäeva puhul ka tervitused ära, et tervitan oma ema ja tervitan oma lapse ema ja tervitan kõik emasid ja ma eeldan, et nende soovidega siis tuleb kaasa ka Roland Poom, tervist, ehk meie ekspert peab vist ütlema. Tervist, absoluutselt tulen ja sa just hakkasid, ennem ütlesid, sa hakkad mind noomima, et ma siin kontserdile pärast ei lähe. Ma lähen sõidan kähku koju ema juurde, viin natuke kooki ja midagi head siin, nii et see on põhjus. Jah, et mis kontserdis siis jutt, nagu jälle kõik saad aru, siin ei ole Gunnar Lehestet, vaid olen mina Igor Valjurand ja Lehestel siis teist rallit järjest on kontsert, täpselt saate ajal, esiteks muidugi noomime ja teiseks ma olen natuke siin mures, et Peep Pahvi võttis ära korvpalliklubi ja mul on tunne, et kui see kunn nüüd iga nädal käib kontserdi, ma arvan, ta varsti läheb ka võib-olla muusika businessisse ära. Mis selle bändi nimi oli? Mara on the Moon. Mara on the Moon võtab Gunnari ära siit varsti, ei tundub küll. Nüüd 2 rallit järjest vaatame, mis edasi saab. Jah, et see, kes tahab siis vaadata, Tallinnas isegi jõuavad 17.30 Kalamaja päevad, Mara on the Moon, minge kõik. Natuke teistmoodi on täna see, et ei ole meil kohe telefoni otsas Peep Pahvi, et läksime natuke riski peale, vaatame, kas ta jõuab või mitte, et umbes samal ajal ajab Peep seal juttu ralli asjadega ja kui õnnestub tal jutud meie saate jaoks ära teha, siis ta tõmbab meile kõne peale, kuulame, mis ralli asjad rääkisid, muul juhul siis ei kuule, mis seal ikka. Ja see on ka, et täna siis on samad pildid nagu eile, et ma ei tea, need Portugali teed vihkavad eestlasi, et Margus Pahv siis täna juhtus selline asi, et ta rendiautol läks rehv, mis tähendab, et ta kuskil tee ääres ootas seal rendifirmat ja täna siis ühtegi videot ega mitte pilti ja mitte midagi ei tule, et no eestlastele karm ralli. Rallivärk ikka juhtub ja midagi teha, eriti Portugalist tuleb nii välja. Aga kui mina olen selline vana ja kronoloogia mees, siis võtame siis ralli järjest kokku, vastame küsimustele, anname välja auhinnad, mis on taas kord vägevad, võib-olla vaatame otsa ka järgmisele etapile, vaatame, kuidas aega ja kõik läheb, aga alustame. Et no tegelikult teiste rallit järjest, et põhimõtteliselt päev polnud alanud, et öösel või hilisõhtul juhtus asja, et Oliver Solberg, kes siis eile peale finišeerimist mõtles, et teeks väikest fanni ka rahvale, tegi seal paar sõõrikut ja siis ma vaatan, kuidas mul jooksis see kinni, aga see mingi kohtunik ja see selgitus oli päris siin omamoodi, et piloot enda sõnu soovitas pakkuda publikule vaatamängu, aga reeglite põhjal on selline demonstratiivne sõit randlilt keelatud, et kuigi sõitjate meelest polnud nende tegu inimesest ohtlik, siis peame ikkagi andma minuti. Ja sealt tuli kohe ka küsimus, et võimalik, et saab auhinna, võib-olla mitte, et Marko küsib siis veelgi siis sult, et miks kohtunikult ei käitu ühe malli järgi. Ühele määratakse rahatrahv, teisele ajaline karistus, ehk siis vihje on siin, eks ole, Nevillile, kes kunagi sai paar tuhat eurot ja Solberg, kes oli ralli 2 võitmas, tal oli metsik edu, lihtsalt võeti käest ära. Et kas Solberg saab seda veel vaidlustada, et ja samana näiteks Eestis tehniline kontroll rallidel iga kord erinev, et erinev mees teeb ja siis on erinev arvustus või detail, mis ei sobi, et mis on sinu kogemus? Ja nii-öelda žürii ja nii-öelda tehniline delegaat, et see võib alati muutuda, erinevad inimesed olla. Ma ise seda läbi ei lugenud, kes sinna allkirjad alla ei pand. Kindlasti on seal, ma arvan, üks inimene, kes nii-öelda rallil on sama, aga mingi sats siis seal muutub olenevalt rallist. No see minut on ikka, ma ei tea mitte kedagi, kes ütleks, et see on okei otsus, et ma arvan, need 3 tohlakat kohtunikku ainult on, jah, see on õiglane. Ma vaatasin see videot ka, see oli ju, ei olnud ju isegi rahva keskel, oli rahvas ei tribüünil, seal oli 2 ringi, kõik, mis asi see oli? Ja, võime näite tuua, kas Sebastian Ogier
Äkki võis olla Hispaania ralli, võin praegu mööda panna, võib-olla mäletan õigesti. Noh, seal oli rahvas ääres, täiesti auto kõrval ja siis näitas oma oskuseid seal, kuidas sõõrikuid ühe WRC autoga teha. Sai trahvi 1500 eurot. Oliver Solberg väga turvalises kohas, tegi need sõõrikud ära seal. Siinkohal peaks võib-olla kiitma isa Peter Solberg, kes on tõenäoliselt pojale õpetanud, kuidas show'd teha. Nagu teame, Mr. Hollywoodiks teda kutsuti, nüüd on uus juunior tulemas, tundub nii. Et noh, ei, tobe kindlasti ja see on, ma olen igate pidi nõus, et see on täiesti vale ja nii selline karistus oli täiesti üleliigne, aga igal juhul tegi see vähemalt meie pühapäeva natukenegi põnevaks. See pretsedent on ju halb, selles mõttes, et nüüd on see minut antud, justkui loogika on, et edaspidi, kui keegi tahab natuke show'd teha, siis tõmbame minuti ära. Kas mu loogika on õige, et see selles mõttes kandub edasi, et ei ole nii, et Rally Estonial keegi teeb natuke teeks fun'i ja siis me ei karista või kuidas see loogika üldse on? Ja kindlasti mingi pretsedent on loodud ja kui enne oli see ilmselt, kui tehti, siis võis arvata, et see 1500 eurot suuri särk tuleb trahvi, siis täna ma arvan, igaüks, kes soovib natuke vaatemängu publikule pakkuda, peab riskama sellega, et tuleb minut sealt. Aga ma arvan, et Oliver Solbergil kindlasti ei olnud tagakuklas seda 1500 eurot või mingit ajalist karistust. Ta lihtsalt nägi, et see on nagu niivõrd turvalised olud, et seal isegi ei pea mõtlema, et kas siin võiks teha või mitte. Okei, reeglid ütlevad, ei tohi, siis nii on. Aga ma arvan, et see oli seal niimoodi emotsioonist ka natuke tuldud ja Oliver ju juhtis ikka päris suure eduga seda WRC2, nii et hästi tobe olukord, hästi tobe otsus, aga mis teha, nii on. No ma teen ise lugejad küsimuse, mis on su karjääri kõige totram karistus, mis sa saanud oled? Ajakaristus siis või rahakaristus, vali ise. Rahakaristus, hästi totter, 1000 eurot Walesi rallilt. Just oli Walesi ralli, kui jäin hetkeks seisma. No tegelikult seal on jälle reeglistik värgi, kui sa seisad katse peal, kui kaua, et juba pead okki vajutama või SOS on, mis viga on. Ma ei mäleta seda aja, ma pakun, et see on selline 10-15 sekundit juba, kui peab vajutama. Aga ma arvan, et me seisimegi seal kuskil selline 20-30 sekundit. Ja jätkasime sõitu, seal olid autoprobleemid, aga siis juba kutsuti välja öeldi, et 1000 eurot trahvima ja ja et üldse seda eelarvet kuidagi kokku koguda ja siis hakkab see selline stopperiga aja võtmine, et kas sa pidid vajutama või pidanud, see tundus suht tobe. Aga ma arvan, et see on ka selline ainuk, et rohkem väga ei ole pidanud kokku puutuma nendega. Jah, ja siis algas rallipäev, et okei, võib-olla ise alguses siis natuke põnev, et selles mõttes põnev, et täna jõudis finišisse, ütles, et üldiselt oli hästi, aga paistab, et hübriidile lühike öö ei meeldinud, et see polegi veel üles ärganud, et lihtsalt täna toome masina finišisse, et täna oli justkui natuke aeglane, millest tuli Neville, kes ei liikunud üldse tema, no see mõttes see on jah see pull, et vaatad justkui seisaks nagu tee peal, ta on nii aeglaselt liigub, aga samal ajal vaatad seda spidokat, tal on ikka kitsal teel on sott, aga selles mõttes, et ta oli ikka ilmselgelt kõigist teistest aeglasem, et ta oli turboprobleemid ja ta oli ikka üsna löödud, et ta arvas, ütles kõik läbi ja tegelikult ikkagi jõudis okei. No punktid on punktid käes on ju, midagi ikka ja tegelikult kui vaadata punktitabelit, siis ta seal kus 5 on praegu okei. Vahe läheb jah, nagu võib-olla esikohaga nagu käriseb juba suuremaks, aga tegelikult kui võtta Ott Tänak ei ole liiga kaugel tast. Ma näen praegu on siit Power Stage'i punkte pole lisatud, aga 77 pluss 4 siis on ju 81 punkti, nii et versus Neville 68 ei ole nagu hullu midagi, nii et tegelikult ma arvan, kõik püsib veel äge ja ega seal midagi põdeda ei ole mõtet, mis seal ikka läks nii nagu läks, pigem oleks mõistlik põdeda selle eelmise ralli rumaluse pärast, mis ta tegi. Ja see, et ta ikkagi 5. kohal lõpeks sai sellise autoga, mis reaalselt sai 1,5 minutit igal kiiruskatsel parimate käes, see tegelikult on võib isegi rahul olla. No muidugi võib, aga vaatame, mis see ralli üldse oli, et palju hea, et üldse mõni WRC auto lõpuni jõudis. Et hästi raske see asi oli ja lõpuni välja hästi raske ja tegelikult jah, see Oti hübriidi probleem täna, aga ma arvan, et see tegelikult oli kõige väiksem probleem üldse selle nädalavahetuse jooksul, et mainis ta selle ära, aga ma arvan, et tegelikult nagu suurt vahet ei olnud, kas see hübriid oleks või oleks siin olnud.
no ja siis, no oleme ausad, et jättes selle Vilja ja Jama kõrvale, siis no esimesed 30 kiiruskatsed, no see oli ikka jõudne, selles mõttes, et mul meeldis see esimese kiiruskatse, see võitis Kotru, mis sealt tulematus, et Rovanpera tuli vist teise ajana finišisse, tal oli vahe vist Katsuutaga mingi 2 sekki, see ütles, et tundub, et me olime liiga kiired, et ma ei tea, kui palju aeglasemalt peaksime sõitma, et me neid katseid ei võidaks, et no ta enda meile sõitis nii aeglaselt kui võimalik, ja siis ta oli mures, et oi, ma vist oli liiga kiire. No see on me pühapäeva võluna, eile rääkisime ka, et jumala keeruliseks läheb, et mida me üldse siin täna vaatame, et me lootsime ka ainult selle peale eile ju, et Hyundai võib-olla lubab sõita võidumeestel, aga no see lõppes ka kohe ära Neville'i poolt tehnilise probleemi pärast, nii et no mitte midagi ei olnudki ja see ongi ralli pühapäev ja midagi teha ei ole. Ja see on ma mõtlesin hommikul tööle jalutades, et no vähemalt on, et see Hyundai asi on põnev, et mis, kas Neville tõstetakse teiseks ja see oli ka sekundiga. Stardis Spencer minema oli selge, et okei, seda teemat ka ei ole. Aga noh, mis seal oligi, et tegelikult ainus vist välja päästis vist ikkagi selle päeva oli need katselõpu intervjuud, et tegelikult on ikkagi ägedad karakterid on koos, et Neville vist oli 3. korda vist taheti küsida, et kuidas see autoga on, siis enda küsimust, et mul pole mitte midagi lisada, siis Tänak vist, kes võitis vist eelviimase kiiruskatse, ütles, et tal on nii kopp ees sellest rallis sisuliselt, et ta tahaks kiiresti koju saada ja siis üldse, no see tipp oli see muidugi, et Rovanpera on eelviimane kiiruskatse ja see peaks olema põnevus tipus ja siis vennad hakkavad rääkima Eurovisioonist, et no ma ei tea, kuidas seda asja päästa, et no selles mõttes see on nagu, noh, sellised õudsid peab varem rolda, täna oli eriti õudne. Kuidagi totter tundus, et seal on, et lõpuks... See lähebki naljakaks juba lõpuks ära, et mida me üldse vaatame sellest, et... No selles mõttes ma kasutan nüüd roppu sõna pandale aastal kinni, aga no sellise teleproduktina oli see tänane päev ikkagi pask. Absoluutselt nõus, täiesti nõus ja nagu selles hetkel mõtleski, et tehke Power Stage, ärge rohkem üldse midagi näidake, hoidke oma rahasi kokku, investeerige seda kuhugi mõistlikumasse kohta, et see on ilmselgelt mõttetu ja ega ei olegi rohkem midagi lisada tegelikult ju. Kuidas seda parandada, see on FIA töö, ma eile ka pikalt arutasime, üks hea küsimus oli, et mida teha nende pühapäevade osas, sest no kõik juba nägid eile ette, aga vaatajad nägid ette, et no siin tuleb selline keerulisem pühapäev fännide jaoks, aga no loodetavasti ühel hetkel midagi ette võetakse, et meile lugesime pika rivi ette, mida võiks siin muuta. No mõneks punktikatse siis ikkagi mingid särinad pakkus, et kõige ägedam oli muidugi rallikatslähing, et alustame sealt, et viimase kiiruskatse eel oli Solbergi edu, Greensmiti edu Solbergi ees vist oli 8,7 sekundit ja siis vähenes, et kuskil algus alles oli veel 5 sekundit, siis oli 3 ja lõpuks oli, et kas Solberg võtab ära või ei võta ja siis natuks üle sekundi lõppeks jäi. Päeva alustas 22,1 sekundit oli Oliver Solberg Greensmiti taga ja päeva lõpetas 1,2, nii et üliäge oleks olnud näha seda, et Solberg tuleb ja võtab selle võidu ära ikka oma spinniga. Et mul savi, ma teen oma spinni ära, ma võtan võidu ikka siit. Et seda oleks tegelikult tahtnud näha, see oleks olnud, ma arvan, päris äge selline ka meedias suurema publikuni võib-olla jõuda sellise asjaga, aga ja kahjuks nii läks, aga noh, Gus Greensmit ka selles mõttes tubli ralli, et püsis ühes tükis ja tempo oli tegelikult päris kõva, et kui võtta ka see eilne päev kokku, WRC2, mille me kokku võtsime, siis Gus Greensmit oli päeva kokkuvõttes Solbergist oluliselt kiirem. Sorry, ei, see on minut sisse arvestatud. Ühesõnaga, Gus Greensmit oli väga kiire ja tegelikult oli seda lahe näha, et päris nagu mees mehe vastu võitlus oli ikka kohati seal. Aga noh, ilmselgelt täna Solberg näitas, et ta suudab ikka panna oluliselt kõvemini ja 17. kiiruskatse 8 aeg, 18 kiiruskatse absoluudi 4 aeg ja see ei ole mingisugune publikukatse kuskil, see on 22 kilomeetrit metsas ralli sõitu. Ja absoluudi 4 aeg Katsuutale kaotus 7,6 lappist, kiirem 0,9. No olgem ausad, need ralli üks vennad ei sõitnud. Nad tiksusid, aga kes mäletab seda 2 aasta pärast? Statistika on tehtud, et Oliver Solberg pani metsa vahel absoluudi 4. aja. No Solberg vist ise ütles, et tegelikult see ralli võit selles mõttes jäi ikka siin eelviimasesse pikadatsesse, kus ta 4. oli, et seal oleks võinud vist veel rohkem riski võtta. Et see, mis ta siin viimase punktikatsel tegi, see oli ikka nagu rets, et ta ikkagi läks sinna esikoha järgi ja see, kui see Solbergil nagu see tuhin või ta jahib midagi, tal on ikka see sõidustiil, mis selline silmaläge, et selline auto käib, on näha, et on selline viimasel piiril sõitmine. Ja no circa 7 sekundit kiirem ikkagi, et päris kõva tulemus. No ja noh, eks Greensmiti kohale tulek ja vaatas aega ja sa ei tead, et nii väike vahe ja siis see fucking hell, see oli ka ikkagi sümpaat, et vend oli nagu nii napikas, ma oleks selle maha mängid. Noh,
raudselt võib ju öelda, et mingil määral käib ju ikkagi, vennad ju näitavad ennast praegu Hyundai'le ka, raudselt võib ju öelda. Et selles mõttes, et Hyundai läheb Sordo kõrvale, eks ole, 3. masinasse kedagi vaja. Ega tegelikult, kui vaadata, kes siis, ega meile arutasime ka seda sama teemat jälle, et kes Hyundai boss on öelnud, et tema ei taha mingit vana inimest siin enam, et pigem noor on, aga see, no, mis on ka mõistlik. Selle viimase päevad on nagu, Solberg vist nagu näitas, et kuulge, et teil on mu number olemas, et räägime need eelmise aasta nõmedaks läinud asjad, räägime sirgeks. Et selles mõttes, et see, mis ta kogu see päev tegi ja kuidas ta tagasi tuli ja et minut kaotust ja peaaegu rallivõits on päris kõva. Me ei pea üldse rääkima Portugali rallist, me võime võtta terve hooaja ja vaadata Solbergi kiirust ja tempot ja tegelikult ka stabiilsust. Siis ta on eelmise aasta lõpus võib-olla me vaatasime, et okei, et jumal tänatud, et ta tuuakse WRC2 tagasi, sest see ralli 1 auto oli natuke liiga palju talle kohati. Aga täna jälle siin vaatad, et okei, sõida oma hooaeg lõpuni ära siin ja tegelikult sul võiks olla koht vabalt siis WRC autos, nii et jah, sealt on minema lööd, aga ma sisetunne ütleb, et sinna ta tagasi aga läheb. Ja ega see rallimaailma vist rõõm nii-öelda jutumärkides on see, et ega neid sõitjakohti väga palju ei ole, et eda vist ei ole ju väga valida, et ma nüüd Hyundai'sse kindlasti ei lähe, et äkki kunagi, ma ei tea, Toyotasse tekib koht, et see on nagu selles mõttes, et seal vist kõik selline paks veri, see vist ikka roob ära. Ei, muidugi, seal ei ole tegelikult mingit vahet ka, kas Toyota või Hyundai, ma arvan, et mõlemad autod on kiired ja mõlema autoga võimalik võita. Ja mis siin siis punktikatsel veel, no Katsuta ja Lube siis tõristasid niisama läbi päeva, et hoidsid rehve. No seda kuulis ka otsendamiseni. Kõik vennad iga katse lõpus rääkisid, kuidas nad hoiavad punktikatseks rehve. Selles mõttes ma saan aru, miks Eurovisioonist hakati rääkima, et kaua sa seda ikka sama laused kuuled. Katsuta ikkagi rebis end punktikatsel 4. Lube kaotas vastikult 0,1-ga selle 1 punkti ära sealt, et oleks vähemalt midagi siit nädalavahetusest võtta. See must, et Lube nädalavahetusel lõppeks ikkagi suhtseline. Algas jube hästi, väga-väga hästi ja täitis kõik eesmärgid, mida ta lubas. Nii kauaks, kuni see parem asi ratta alt ära sõitme seal juhtus. Katsuta tegi päris sümpaatse viimase katse, et üldse Katsuta, tegelikult Katsuta tegi täpselt seda, kes ta on. Vahepeal sõidab jumala kiiresti ja vahepeal on nagu täiesti kaugustes ja siis see stabiilsus on tal selline, nagu ta on. Et tegelikult see oli nagu selline copy-paste mingitest eelmistest rallidest nagu alati. Mõni ralli jälle on võib-olla üllatab, et on stabiilsem, on kiirem, aga selline keskelt läbi Takamoto Katsuta, ülisümpaatne sõitja, aga ütleme, see kiirus ikka lonkab räigelt. Vahepeal on väga kiire, vahepeal on nagu kohutav. Aga Power Stage'il vähemalt jälle näitas, et suudab kiiresti sõita. Mida sest Lube algusest üldse, Lube vist lõpusõnad olid ka, et nüüd unustame selle ära, et üks väike viga tõmbasid sulle kogu nädalavahetusele vee peale, unustame selle ära, et nüüd tahaks Sardiinias näidata sama kiirust, nagu me näitasime siin ralli algus, et kas see võibki olla mingi kvalitatiivne hüpe või näitab see lihtsalt, et Ford on hea või mis see üldse näitas, et tegelikult oli ikkagi Lubelt üle pika aja oli selline sümpaatne kiirus. Jah, selles mõttes, et Lubeel on mingid rallid, kus ta tuleb ja näitab kiirust. Neid ei ole palju, aga need on olemas. Tõenäoliselt nägimegi neid tulemusi siin eelmise aasta kuskil jooksul, kui ta sai mingid rallid sõita. Ma ütleks Lube kohta, et need keerulised, hästi spetsiifilised rallid on tänaseks läbi. Ja siit hakkab selline mingi vähe loogilisem samm minema, et kuidas siit edasi liikuda, et saab ka autot nagu ühtepidi edasi arendada, muidu on kogu aeg sul, ma ei tea, mingi Monte või Rootsi või viskab üldse Mehhika vahele. Kõik on väga spetsiifilised rallid, mis ei sarnane väga nagu Euroopa kruusarallidele. Kui ta suudab oma hea stardipositsiooniga seal kruusarallidel edasi seda tempo täidata, on ülikõva. Kindlasti mitte igal pool ta seda teha ei suuda. Aga eks tal see kehv maine natuke on oma varasemate hooaegade pärast, et ehk see teine hooaja pool vajab nagu mingit suuremat muutust kindlasti, et ma arvan, et täna ei kahtle keegi, et tal kiirust oleks, aga see stabiilsus on ikka päris paha. Ja enne, muidu unustan ära õige, et enne kui jõuame tänaku juurde, siis teeme ka ühe kõlli. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Oi, seal on mingi ilus nägu tulnud, et võtame siis... Räägime Peebuga siis jutud ära. No vaatame, tervist Peep, kas sa kuuled meid? Jaa, tervist, kuulen.
No nii. Te kuulete mind ka, ma loodan. Kuuleme. Siis teeme kiiresti, et tegelikult sul põnevad jutud, keda kätte said seal, mis räägiti? Võtame siis kohe niimoodi. Ega ma siin kedagi muud peale Oti ei ole veel kätte saanud, ma vaatasin teile saate aeg on juba peale ja ma tulin korraks meedialast välja, kui ma olin Otiga intervjuu ära teinud ja ära rääkinud, et meil siin endal oli ka väike seiklus, et fotograaf Margus läks sinna viimase katse finišisse ja siis autol läks ref ja nüüd ta istub kuskil tee peal, ma pidin käepäraste vahenditega, õnneks Henri Rump aitas mul seda intervjuud teha ja salvestada ka, nii et sain ka video Delfi poole teele panna, aga Ott rääkis väga laias laastus, see jutt oli sarnane sellele, mis eelmistel päevadel, no kõigepealt kõige põnevam asi oli see, millest on ka see juttu olnud täna juba, et see hübriid ei tahtnud kuidagi töötada, aga õnneks siis enne viimast katset said selle tööle ja see võimaldas seda punktikatset sõita ikkagi täie hooga ja võtta sealt suhteliselt head punktid ja Ott oli isegi üllatunud, et vaatamata kõikidele probleemidele saadi siit rallilt ka korralik punktisaak kätte, et see oli nagu selline positiivne pool, aga tervikuna muidugi ta mainis ka ära, et auto peab saama paremaks, et lõputult ei ole niimoodi võimalik konkurentidega võidu sõita, et ükskord nemad panevad ka võib-olla järgmise käigu sisse ja siis ei ole nagu meie meestel nagu midagi vastu panna. Ta vist selle ralli lõppu tegi ka selle sümpaatse, mina oma töö tegin nüüd ära, et nüüd on tehnika inimeste asi mulle see auto korda saada, et ta vist nagu hakkab minema sinna, et ta vist ikkagi on ikka päris, see on üks kindel mure on, et teistel läbimistel auto ei toimi, et see vist on see peamine häda. Ja me eile veel pärast eetri väliselt ka vestlesime sel teemal ja ongi põhimõtteliselt ka nii, et mida raskemaks olud lähevad, ehk siis teisel läbimisel, kui teed on juba rohkem katki ja kehvemad, siis seda keerulisem on tal konkurentidega samas tempos pühida ja see põhimõtteliselt see mure tuleb peamiselt siis vist, ma saan aru, et auto vedrustusest ja ütleme sellisest balansist ja nendest kõikidest asjadest, et seda on keeruline paika saada ja nüüd tegelikult ju Sardiinia ralli, mis on ka väga, väga raske ja keeruline oma olemuselt, kohe peale ja aega on väga vähe, et selle ühe testiga tuleb leida need kõik õiged variandid, et olukord on selles suhtes päris keeruline. On see üldse reaalne, et või on ta, kui reaalne see on, et see korda saadakse, on ta mingi indikatsiooni andnud, et kui sügav see häda on ja kas on nagu tehtav mingit, ongi nagu ühe testiga? No ta ütles, et ega tema ei oska seda ütelda, et tema ei ole ju kokkuvõttes mingi insener, et seda peavad ikka insenerid tegema ja eks see on siis on näha, aga kindlasti nad üritavad, ütles, et valmistatakse mingid teiste sõiduks erinevad paketid ette, võimalikud variandid autost ja siis proovitakse nad läbi, et mis kõige paremini töötab. Mul ei olegi silma jäänud, mis Virvesel täna juhtus ja räägi natuke teistest eestlastest ka, et mis seal toimunud on. Me sinna ei ole veel ise jõudnud. Virvesega juhtus selline asi, et hommiku esimese kiiruskatsel ühte kurvi minnes jäädi pidurdamisega hiljaks ja sõideti küljega vastu sellest betoonblokid, vastu betoonblokke ja seal ratas viltu alla ja sellega oli sõit sõidetud, et teised mehed minu andmetel, kui ma siia intervjuatsioonile tulin, siis nad olid punktikatse ootuses veel, et ma nüüd ka täpselt ei tea, kui hästi see punktikatse läks, aga suures plaanis sellel mingit suurt tähendust ei ole, sest et nad mõlemad, nii Gregor Jääts kui Georg Linnamäe sõitsid juba selles superrallisüsteemis ja parematest ikka väga-väga kaugel. Ja, et Linnamäele vist punktikatse silmas selline second puud, et kõigi hullem ei olnud, et 800 võikski paremini. Rovanper on kõva, see on vist peamine asi, mida siit kaasa võtta Portugalist. Rovanper on väga kõva ja ütleme esimest korda sel hooajal ta tegelikult sõidab siis seda tempot ja seda sõitu, mida ütleme tema staatus eeldab, mida ta eelmast sõitis, et tegelikult tunneb ennast siin päris hästi ja vajutab päris julgelt ka ja siin interventsioonis ka ta on päris rahulolev olnud. Ma täna ei ole veel näinud, ta nüüd varsti kiik on, ma ei näe, inimesed on ees, aga varsti kohe peaks siia jõudma, et siis vaatame, mis ta täna räägib. Kuidas sulle see esimesed 3 kiiruskatset meeldisid ja kuidas seda üldse seal näiteks ajakirjanike tsoonis üldse võeti? No tegelikult, ma ütlen, et kui Eurovisioonist räägitakse kiiruskatse lõpus, see on nagu jama ju. No ma nüüd luban endale ebasens suurse väljendi, mis sitt kuubis on
on see siuke ralli nagu täna hommik oli, et seal midagi vaadata ei olnud, et lihtsalt kogu point seisneb selles, et kas kellelgi äkki juhuslikult midagi juhtub nagu Neuvillil oli, aga muud midagi seal vaadata ei ole. No ma lasen su siis tagasi ka, viimaseks küsimuseks, kas eile sina kui Kapi hipster leidsid kohaliku Telliskivi üles või vaatasid ikkagi Kapi Eurovisiooni fännina Eurovisiooni? Ma ei kuuta, et ma kuulsin, kas ma vaatasin Eurovisiooni või? Ja kas vaatasid... Eurovisiooni ma vaatasin. Ei, küsimus ei, kas vaatasid Eurovisiooni või käisid kohalikus Telliskivis Kapi hipsterina sina? Ei, ma siin kohalikus Telliskivis ei käinud. Me läksin tööpäevaga päris pikaks ja kui tööpäeva lõpetasime ja sööma läksime, siis hakkas juba varsti see punktide jagamine ja siis me jälgisime punktide jaganemist. Nii et mul oli hea meel, et Rootsi võitis, sest Soome laul ei olnud küll nagu mingi suurem asi. Kuule, Raitüma, ma lasen sind ikka internet tegema, et jõudu tööle. Davai, aitäh. No võt, sel ajal kui Peep veel üritab, sa ikka kinni telefoni, ma mõtlesin, muidu jääbki seal võib-olla piinlikuks. Kus me siis pooleli jäime? Me vist jäimegi sinna Tänaku juurde. Ma võtan selle, mis ta ütles seal Vertse lives lõpus, et väga nõudlik nädalavahetus, meil on suuri nõrkusi, mille peame korda saama. Et see on järgmiseks 8 nädalaks väga tuva väljatutse, et teisel läbimisel masin ei toime, aga loodetavasti teevad mehaanikud või insenerid asjad korda. Mina tegin oma töö ära, nüüd on nende kord. Mul see lõpp meeldis, see oli ikka selline konkreetne, ikkagi selline, mul ei tule nüüd hea ilus väljendada, selline kindav ise oli vist ikkagi oma tiimile, et come on, mehed, ma sellise auto tõin praegu punktikatsel teisena ja olin rallid 4, et tehke nüüd see asi kord. Siin ei ole, ma arvan, midagi halvustavat meeskonna kohta, sest ma arvan, et see list, mida Ott on neilt nõudud, on niivõrd pikk, et täna on lihtsalt siis nii-öelda prioriteediks tõstetud see vedrustuse teema, sest Sardiinia on tulemus, on ju. Aga ma arvan, meeskond on neid ülikõva tööd. Et Ott üldse selle autoga seal sõidab ja tegelikult vahepeal rahul ka, ei ole alati halb. Et see kommentaar kuidagi tähendab seda, et meeskond tööd ei teeks, meeskond teeb räigelt tööd, on ju. Ja lihtsalt see, et millega nüüd edasi tegeleda. Et siiamaani on need prioriteedid mingid teised, täna on see vedrustuse küsimus, see, mida tuleb lahendama hakata. Aga see saab olema väga keeruline, sest sa küsisid ka Peebu käest, et kui kaua see asi aega võiks võtta, on ju teoreetiliselt. Sest tegelikult seal on ikkagi nagu mõtlemistöö, mis võtab aega. Et see ei ole see, et sa oled garaaži, võtad 4 amorti ja hakkad seal nüüd midagi ehitama, et kuidas võiks parem olla rasketes tingimustes, et tegelikult seal on ikkagi nagu mõtlemistöö, kuskil arvutis kindlasti tehakse nii-öelda mingid, ma ei tea, teste, küll kõik insenerid teavad kõiki mooduseid, kuidas arvutis asjad ära vaadata, et mis parem võiks olla. Ja siis, kui see üks testipäev on käes, seda on ainult üks päev, et siis peab olema nagu mõni lahendus pakkuda Otile. Ühest lahendust tõenäoliselt ei piisaks, et kui ei tööta, siis on jama, et seal peab olema paar lahendust, ma arvan, mida proovima minna, nii et ise ei tahaks see inseneri seal olla täna. Ma võtan see Freedi küsimuse ka, et Ott on öelnud siis, et auto on aasta arengust maas, et kui kaua võtab aega teha see aasta tagasi ja teistest ette jõuda, et paljud võid kasutada aastases jokkereid, et ja kui suur küsimus on raha küsimus. Jokker vist on 1 kord aastas jätkuvalt, kui ei ole midagi muudetud. Aasta maas, jaa, ma olen nõus, sest ma ütleks, et selle auto arendus hakkas peale sellest aastast. Siis peale nii-öelda launchi, kui selle Rally 1 autoga tuldi. Sest varasemalt pigem selle autoga sõideti, mitte ei arendatud. Ott tuli selge eesmärgiga seda autot arendama. Nii et jah, teistel on nagu 1 aasta vahel olnud aega, kui seda teha. Ma eelmine aasta justkui ju toodi lööb. Ja selles mõttes, et kui lööb tuli, siis oligi, et meil nüüd on kogenud inimene, kes suudab eks ole uue auto, eks ole valmis timmida, et muidu on ülejäänud noored ja siis on need lööb on see meil see võtmes. Kas palju lööb üldse, palju teda üldse kottis, kas auto läheb paremaks? Tagantjärgi vaadates võib-olla mitte liiga palju. Ma arvan, et teda liiga palju ei kottinud, sest mitu rallit sõitis 3 või 4. Ja no me nägime ära, kui lööb nüüd käis Škoda Fab ja Rally 2 autoga Asooride rallit sõitmas ja oli ka uudis Delfis, et mida ta siis oma inseneril ütles, kui insener küsis, et mida seadistada, mida muuta, siis ma saan hakkama küll, et pole midagi vaja teha. Et seda vist suhtub, vist mul on tunne, et see on vist oli eelmine aasta M-spordis talle, et jah, ma saan hakkama. Ja ta saabki hakkama, ta võibki selle autoga rallid ära võita, mingid spetsiifilised rallid, kus ta stardipositsiooniga võidab, või ta lihtsalt on nii väga hea seal rallid ja ta võidabki need rallid ära ja tal ei olegi seal vaja midagi väga näppida. Aga jah,
Ei, need 3-4 rallit kindlasti ei ole ka piisavad, et mingit autoarendust teha lööbi poolt. Et ma arvan, et esimene ralli läheb üldse sinna aia taha, et sa pead nagu aru saama, mis auto on ja see on. Ja siis nagu siis järgmise ralli ta katkestas, midagi ta veel seal katkestas, noh, seal ei olnudki isegi ruumi mingiks arendustöö jaoks väga. Meil sõitsid ka Lappi ja Sordara, era neist vist ei ole, jäi sul üldse midagigi meelde nende 2 päevast, tegelikult olid, sõitsid, tubli. Lappi pettumus, ilmselgelt minu jaoks ma ootasin tempot, seda ei tulnud, sellist nagu ma oleks oodanud. Kohati nagu sõitis kiiresti, kohati kaotas väga palju, tire management oli kehv tal, kui mingid tüübid tulid nagu veel enam-vähem okei refiga lõppu, sest temal olid täiesti läbi need sussid seal all. Nii et selles mõttes veidi pettumus, aga noh, okeid punktid kätte saadud, nii et loodetavasti ta leiab ka oma selle oo üles varsti. Tanis Ordo, no see oli vist nagu sõita, et keda jälle nagu väga tähele ei pand. Et ta tegi head tulemust, on ju, pani häid katseaegu, aga kuidagi nagu ei pand tähele, et noh, eks me tegelikult kõik ootasime ka seda, et Tanis Ordo peab selle poodiumi võtma, tegelikult peaks selle võidu võtma. Stardipositsioon oli ideaalne, ma ei tea, ta oli vist nüüd 13 korda startinud seal rallile. Et nagu seal ei ole isegi mingit küsimust, et ta peab võidu peale sõitu minema. See oli võib-olla nii ilmselge, et Tanis Ordo seal ees on, et nagu keegi isegi väga ei süve nende tegemistesse. Ja no loomulikult, no põhivent selge, no Roampere, see on ikkagi tuli nägi võitis, pani selle hiile täpi ka, et no ma ei tea, mis need isiklikud mured on, ma ei tea, kas ta räägib nendest, et noh, mina sain aru, ta oli mingis augustis eelmises aasta lõpus ja see mõjutas teda teada enda sõnul. Aga no selline seljavõit tegelikult jättes kõrvale Tänatu, kes on selline 17 punkti vist maas, siis ülend on juba sellise päris kaudel, et suht, noh, mõnes mõttes siin kootamatu, et lihtsalt just like that on jälle Rovampere on suur soosik number 1. Et... Mulle meeldis see laupäeva hommiku katse, kui ta jõudis finišisse, võitis vist teist kohta katsel 16,7 sekundiga. Ja siis ütles kommentaari, et hommikul ärkasin, põhimõtteliselt hea tuju oli ja mõtlesin, ma tulen sõnne rallit natuke. Et täna on tuju hea ja tuli pani sellise aja, et mulle see kommentaar väga meeldis, et on selline nagu viisakalt koki natukene. See on äge ja mulle see meeldib. Aga jaa, mis iganes tal seal oli, vahet ei ole, järelikult mingid probleemid olid, et see hooaja algus tal ka ei sujund väga, et ma tean, et ta kolis Monacosse ja võib-olla ka perest eemal, mida iganes kõik võib olla. Aga tänase pildi järgi tundub, et ta nagu on neile leidnud ennast, et tavaliselt see rallisõitjatel käib tihti see, et kui sa oled tükk aega kuskil augus alt, siis on seda ühte pushi vaja lihtsalt, et sa saad selle tehtud ja siit läheb jälle edasi. Sama on ka nagu kui me võtame rallidega, et saad ühe katsevõidu kätte, siis see hakkab nagu, saad hakata nagu laduma seda vundamenti sealt. Tormuhoiatusel see kindlasti. Kindlasti ja ma usun, et siit nagu saab see teine pool hooaega olema päris raju Kalle Rovampere poolt. Et võib-olla nüüd Sardiin, noh, ta läheb esimesena peale, reede kindlasti keeruline talle, aga noh, ma ei tea, ma usun, et me võime öelda tänase päeva puhul või üldse selle nädala vahetuse puhul, et küll ta hakkama saab sellega ka. Jah, et see punkti tõib ka siis on sul ees või? Mul on, aga mul ei ole see lisatud veel neid Power Stage'i punkte. Nüüd on. No, Kalle Rovampere ei ole ka. No vahet ei ole, ma võin seal peast ära teha. Kalle Roamperel on siis 98 punkti. Tänatul on siis 81, Ogier Evans 69, Neuville 68 ja kuskil kaudel siis tulevad edasi Lapp ja Sordo. Vaatame siis korraks Sardiinile otsa ja siis lähme vaatame küsimusi. Kuidas need... No seal on Ogier tagasi, mis on positiivne. Kuidas üldse Sardiinias on siis esimesena peale minna, kuidas need stardikohad tunduvad, et kellel nagu suurem eelis on lihtsale kuulajale selgitame lahti? No hästi keeruline saab Sardiinia olema, sest hästi lahtine pinnas on ja mingit jälge ees ei ole ja jälge tuleb sisse sõitma hakata, aga ma arvan, et Sebastian Ogier 3. on juba piisavalt ideaalne stardipositsioon, et minna seda rallit võitma. Eks kui me võtame nagu nüüd mingi loogika, siis kuskil sealt 5. positsioonist alates võiks olla see väga hea. See, et Neuville jäi napilt 1 punktiga sinna taha, see võib ju siis ei hea olla, eks ole. Jah, ma arvan, et täna ei ole seal vahet, et ta saab startida koht altpoolt on ju ja tegelikult oluliselt parema stardipositsiooniga, aga ma arvan, et Sebastian Ogier on piisavalt kogenud sõita, et see 3. stardikoht on tema jaoks juba tegelikult väga hea. Nii et
ma kardan, et me hakkame seal nägema seda Sebastian Ogieri, kes tuleb rallit võitma, mis tegelikult on väga lahe. Teoreetiliselt on ju võimalus, et ta sõidab ülejäänud hooaja lõpuni pärast seda, sest ta ju vihjas, et kui võimalus on tiitli peale veel minna, siis miks mitte? Huvitav, kas ta on selline mees, keda see Rovanpera näiteks selline võimas, see nagu just motiveerib või ta vaatab, vahe on nii suur, ma ei viitsi või on pigem see, kurat, näiteks nullile koha kätte. Vahe ei ole suur ju. Vahe on ju enam 24 punkti või? Rohkem vist, no midagi sinna. No ühesõnaga, see on ju üks ralli võit ja Sebastian Ogieril on nüüd 2 rallit vahele jäänud. Lihtne matemaatika ju ütleb, et ilmselgelt oleks ta see liider ja pole vist väga kedagi olnud, kes oleks 13 rallit ilma nullita läbisõit, kes sõidab ikkagi nagu hooga, tempoga kogu aeg ja tiitli peale. Ma ei tea seda ajalugu, aga ma arvan, et ega neid sõiteid väga ei ole, kes suudavad kõik rallit otsast lõpuni tulla täishooga. Nii et ühel hetkel Kalle Rovanperal kindlasti ka tuleb see nii-öelda ülepingutamine kuskile. Ja siis on Sebastian Ogier tagasi seal vaikselt hiilib tagant ja siis tuleb ja võtab. No, nii et see hooaja lõpp võib päris põnevaks minna. Ja enne rallit oli see mõttes äge, nii palju eestlasi nagu see mõttes sõitmas, et äge. Ja nagu olime ausad, kuigi täna tuli 1 miljon häda ja ta ei saanud oma kohta, siis nagu see mõttes ainus õnnestu, et kõigil teistel olid veel suuremad jamad, et Virves ei jõudnud täna lõpuni, Linnamäe ei jõudnud siis teile lõpuni. Jeets, vaata, mis lõppkohti isegi ei ole mõtet vaadata, et läksid superrallisüsteemis ja siis meie noortalent Nõrene oli ka, eks ole, et väga pikalt ei saanud just sõita selle ralli 4 arvestuses, et kahju. Ma lihtsalt, kahju jah, muidugi kahju. WRC 2 tegelikult Linnamäe näitas väga head tempot kohati. Täna ka ühel katsel 4. aeg ja 1 6. aeg ja neid 6. top 6 aega see oli veel siin nädalavahetuse jooksul, et tegelikult kiiruse mõttes kiirus on olemas. Ja Virvesel oli ka neid 5. kohti. Paar tükki oli jah, et Virves tundub, et ei saa hästi selle Fordiga sina sõbraks veel, veits on vaja aega vaja, aga Linnamäe on selle Hyundai'ga saanud väga hästi kohanetud ja tegelikult see kiirus on olemas ja siin nädalavahetusel oleks tegelikult olnud võimalus ja poodiumile päris lähedal olla, ma arvan, tal seal 4. positsioon oleks väga reaalne olnud. Nii et kahju muidugi lõpptulemuse mõttes. Aga ütleme, et nüüd ühel hetkel peaks hakkama ära vormistama, vähemalt Linnamäe puhul neid tulemusi. Et seda, ma arvan, selle aasta jooksul ootaks, et see tempo püsiks selline, kus ta on, aga stabiilselt vormistama hakata ära ka neid. See ralli jats oli, tegelikult päästis mõnes mõttes päeva ka, et see ralli jats andmine on ikkagi sel aastal üliäge. No see konkurents on ikka väga suur, et seal, kui sõida top 10, saad kõva vend juba. Ja mis seal ikka? Ma arvan, et enam-vähem sai joone alla tõmmatud. Meil on siin kuskil... Auhindasid, kus meil on auhinnad? Porsche kinkikaardid siis 100 euro eest. See on siis legendaarne pood, kus saab kõiki autoga seotud. Ja siis meil on ka, ma ei tea, kui ma näitad, mul on siin all see särk, ehk siis T-shirt store. Kui ma just enne rääkisin sulle, et siin mul on juba 4 päeva ju stuudios sama särk. Seda lõhnast on tunda. Ma just tahtsin küsida, on tunda või? Ikka natuke on tunda. Ei ole siin midagi. Põhimõtteliselt võite teha sama särgi, võite, kes ta, mina näiteks paneks siia suure Kaspar Ruusi pildi, näiteks kui ma saaks teha, et nendest 2 auhinda, võtame siis küsimused ette, eks siis jooksvalt vaatame, et kes ja mida saab, et eks mõtleb välja hästi jooksvalt kiirelt. Me veel ei ole arutanud seda, mis tähendab muidugi, et saate lõpp läheb sellised, et kohmatakse. Me üritame kiiresti välja mõelda, jah. Esimene, Raivo, stuudiosse saabub üllatuskülaline FIA president. On võimalik esitada talle 1 küsimus. Mis see oleks? Küsimus on see, et ma arvan, et tänases vaates, et mis pühapäevast saab. Ja minu küsimus oleks, et kaugel on läbirääkimised uute tootjatega. Neid ei ole mingeid läbirääkimisi, selles mõttes ei ole, et kõik tootjad, mitu korda on öeldud, et uued meeskonnad tulevad, aga tehke mingi, ma ei tea, uus tehnoloogia. Keegi ei võta seda otsust vastu. Ilmselgelt elektri peale ka ei hakka minema, siis on kuidagi tobe. Kui need elektrimootorid, ma ei tea, kõlarid, siis peab hübriidi akupanga asemel kõlarid autosse vedama, et midagi oleks kuulata. No selles mõttes, et see, kui on stardis 8 autot, 2 on tehnilised mured, 1 on veel mingi jama. Põhimõtteliselt sul on ju vahed, on igal pool minut ja sul on juba eos, on juba mingi... raskemal rallil on ju mingi laupäeva õhtul siin juba seisud lappes. Ja mulle meeldis Nevilli mõte, mida me ka eile korraks mainisime, et tegelema peaks nende meeskondaga, kes olemas on, et nad püsiksid. Sest kui need sealt ära lähevad või 1 ära läheb, on tuksis, siis see sari on nagu poolidi välja surnud. Et tegelegu nendega, et nemad oleks rahul ja siis hakake vaatama, mis edasi saab.
jah, ma arvan, see on igatahes see pühapäevad korda, et see on nagu ütles Peep Ahmai korda igaks juhuks äkki lapsed kuulavad, aga ma olen see mõttes, selle ralli puhul ma olen ka nõus, et see ikka läks natuke üle võlli. Ja Ingmar küsib, et milline on teie arust olnud kõige lahedam lõpupoodium? Mulle, ma ütlen ausalt, ma olin muidugi mega joobes, mulle ikka Lego meeldis väga oma sellise visuaalid. Kas nad mõtlevad Power Stage'i lõpupoodiumit? Ma eeldan, et jah. Okei. Tead, ma olen 99% kindel, et ei ole lahedamaid poodiumeid, kui on Eestis. Mõned on piinlikult väiksed, mõned on piinlikult kohmakad kuhugi ära peidetud ja siis sul on 5 fotograafi ja me räägime maailmameistrivõistlustest. Et Eesti vastu niikuinii keegi ei saa. Mõlemad nii Power Stage'i lõpupoodium kui ka päris nii-öelda poodium. Eesti kindlasti on parim. Ma olen nõus selles osas. Okei, nii tulevad 2 põnevamat küsimust, mis on päris pikad. Joonas, kandidaat auhinnale kindlasti. Jutt on siis videoanalüüsist. Kui pikk ja detailne on rallivõistluse videoanalüüs, kui suur maht enne rallit, ralli ajal ning pärast rallit on esimene pool küsimusest. Ma lasen siis. Maht on suur. Maht on sellepärast suur, et kõik teevad seda ja kui kõik teevad, siis peavad ka need teised tegema, kes võib-olla ei taha või ei viitsi ja ma arvan, et lõpuks keegi ei viitsi teha seda, aga jälle, kuna kõik teevad, tuleb teha. Ei olnud see maht enne võib-olla, see maht ei olnud päris selline võib-olla enne seda WRC laivi aega, et täna on nagu kõigil kõik katsed kätte saadavad, kõigi sõitjate poolt. Varasemalt siis pidid oma videotega nii-öelda hakkama saama. Kui sa olid käinud sõitmas, siis oli hästi. Kui ei olnud, siis hakkasid võib-olla kellegilt sõpradelt tuttavatelt otsima. Äkki keegi on käinud sõitmas. Millal see näiteks video, oletame, et sa läheks Soome sõitma. Täna sa tead, millal sa hakkaks videosid läbi töötlema, millal see algab üldse, kuidas see käib, kas see kaardilurele koos istute läpata taga ja vaatate või teete üksi seda, kuidas see protsess välja näeb? Ma arvan, et nädal enne oleks okei. Niikuinii see graafika nendel meestel on niivõrd tihe, et üks ralli tuleb ära lõpetada, siis järgmisega alustada. Ei pea kaardilugejaga koos istuma, et minul see videoanalüüs oli selline, et ma küll pidin kaardilugeja käest saama legendi vihiku kätte ja videos oli ju heli olemas, et ma kuulsin seda legendiga sealt ja kui oli mingid märkmeid teha, eelkõige märkmeid, siis ma tegin need sinna vihikusse ise juurde lihtsalt, et mida ma nägin, ma ei tea, kus oli mingisugune koht, kus oli mingi lõike koht, kus nagu tee vajus ära, mingi kivid all, et kus ei tohiks seest minna. Kindlasti analüüse, kes kus kohas katkestanud on läbi aastate. Aga jah, selles mõttes see on mahukas, aga võib-olla pigem lihtsalt, et sa käid ka selle ralli enda peas juba ühe korra läbi ära. Ühe korra on lihtsalt nagu öeldud, ühe korra tegelikult seda tehakse, ma arvan, 5, 6, 7 korda sõidetakse ralli videotes läbi. Palju teine osa sellise ralli ajal ja pärast rallit, palju üldse seda on, et ralli ajal vaatad videosid ja palju üldse järeltöötlus siis on sama kohe otsa? Tihti peale ralli ajal ikkagi service-pausides võetakse lahti ja vaadatakse see, siis tuleb ring ülena, mida just sõideti on, et siis kordusring vaadatakse mingid legendiparandused üle, mis jooksvalt tehtud said. Nii et ega see ralli ajal väga palju ei jõua, see 20-30 minutit services see aeg võetakse ja pigem ongi see koht, just võtadki need katsed võib-olla lahti, kus sa tead, et mingid küsimused olid ja tegid mingid märkmed, küsimärgid. Ja siis teine osa, miks rallisõitjad ei palka endal selleks eraldi inimest, nii-öelda videoanalüütikut või siis endist rallisõitja kaardilurijat. Et teistel spordialadel ma loen, olles teistel spordialadel sellega kokku puutunud, väidan, et aja jooksul meeskond ning selle seotud videoanalüütik saavad üksteisest paremini aru ning hakkavad rääkima sama keelt. See ju muudaks rallisõitjate elu efektiivsemaks ning ehk lähevad tulemused paremaks. Et miks, umbes ma arvan, ka Peep Pahvil on korvpallivõistkonna juures inimene, kes lõikab videosid, mitte ei tee ta ise. See ei ole video lõikamine, see ei ole nagu üldse video, lihtsalt vaatame, ütleme, et siin on post, siin on nüüd kivi, selle töö võiks muidugi keegi ära teha, et võetakse nii-öelda korralda, annab ka pardakaamera videod, mis on filmitud tänavaseid autoga, annab ennem sõitjatele kätte, nüüd nad saavad videoid näha. Selle töö saab teha keegi teine ära, et ta võtab selle tuleva ralli ja võtab eelmise aasta ralli, võtab legendid ette ja vaatab, kas need teed on aasta jooksul muutunud. Aga kas keegi teeb seda, on mingi tippvendadel selline? Ei oska öelda üldse, ma arvan, et ei ole. Aga see on asi, mida saab teha. Aga see tunnetuslik küsimus,
kui sa vaatad, sa ju tegelikult, see on ka nii-öelda, ma ei ütle, et mingi pähe õppimine, aga see on ikkagi nagu ralli õppimine või meelde tuletamine, et see ei ole lihtsalt, et nagu sa teed mingit nagu paberi peal tööd, et A4 saab täis, siis on töö tehtud, et seda võibki lõputult teha. Aga nagu ma ütlesin, et mingid osa sealt kindlasti saaks nagu delegeerida ära, jah. Ja võtame siis viimase küsimuse Heikilt. Võib-olla on juba räägitud, et kui olete juba rääkinud mingitel kordades ära väga pikalt tee, muul juhul räägi siis põhjalikult lahti, et kui võtta Otti või kelle iganes teise sõitja legend ja panna sind selle järgi autosse sõitma, kas sellest legendist oleks pigem abi või sedaks see sõitu, kuna sa ei saa midagi aru. Ehk siis kui personaalsed on legendid ja kas, jah, ma jätan praegu sinna küsimärgi. Oleks abi kindlasti, saaks sõidetud. Üldiselt on selline kas nurga järgi kirjeldatud legend või kiiruslik legend ja see loogika, et mis pidi see legend seal paberi peal kirjas on, et see loogika on Eestis enamustel sama ja ma arvan, et see loogika ongi tulnud juba sellest ajast, kui Marko sõitis ja kas seal on mingid erinevad koolkonnad ka? Ja on ikka jah, et ma arvan, esimene see koolkond võib öelda, et mis pidi see legend sul on ju, kas kuus on kiire või kuus on aeglane ja teist pidi siis, kas sa kirjeldad kogu aeg kurvi nurka raadiost või sa nii-öelda kirjeldad seda tunnetuslikku kiirust seal, et mis hooga või mis käiguga sa läbi tuled, et see loogika on kindlasti meil sama ja saaks sõidetud. Mis loogika sul siis oli näiteks? See sama, kui sa kuulad, kui Sott sõidab, siis see loogika oli. See on siis, kus selle juured siis on, et Dr. Märtina, kus ta on ta mingi nõukaajast või on ta mingi soomlaste? Nõukaajast on see vastupidine süsteem tegelikult. Nõukaajast on see nii-öelda kellaosuti süsteem, et kui on üks, siis üks on kiire ja 4, 5, 6 on seal juba aeglased, on ju tagasipööre. See kiiruslik pigem on ikkagi see nii-öelda uuemaja teema, et kui ka see läheb, ühel hetkel see läheb kokku ka su käikudega sõitmisega, et sa tead, et see parem 3+, sa lähed seal 3. päris hooga või kui on 4-, siis seal kas lähed, juba läheb 4. läbi, et see loogika nagu sinu enda legendis ühel hetkel juba tegelikult tiksub paika, mida on hästi mugav kasutada. Kuidas üldse, on hästi loll küsimus, kuidas ta üldse õpitakse legendi kirjutama? Võtad vihiku, võtad kellegi inimese kõrvale ja lähed sõidad umbes 1000 kilomeetrit metsas. Vabandan. Sõidad umbes 1000 kilomeetrit metsas ja mõtled seal ja Kaardluga kirjutab ja lähete kontrollite ja ühel hetkel on see, et kui Kaardluga ütleb sulle näiteks parem 3+, on ju, ja sa paned silmad kinni ja sa suudad selle nagu keerad rooli tunnetuslikult ära, sa tead, et see kurv on selline, siis ongi juba kõik hästi, aga seal on hästi palju nagu lisanüansse, mis see number ja on kõige seal väiksem detail lõpuks, et seal on hästi palju lisa, mis sinna juurde vajaliku käib. Ehk siis põhimõtteliselt Eesti teise rallisõitja legendiga sa saad hakkama vabalt, kuna kõik on samamoodi. Ma arvan, et enamused Eesti rallisõitjad saaks hakkama. Kuule, see ei ole mitte laiskusest, et mul tegelikult meeldis tarsimast küsimus kõige rohkem ka. See videoanalüüs ja see legend. Me teeme niimoodi, et ma panen ühte kätte ja panen selle Forsi selle ja sa ütled, kummas käest see on ja selle saab Joonas saab tühja käest särgi või siis saab kinkikaardi. No nii. Ütleme siis sinu vasak käsi. Jah, Joonas, palju õnne, sul on siis 100 eurost Forsist asju. No räägi, mis sa sealt ise viimata võisid? No ma läheks esialgu sinna õlivahetust tegema. Mul on auto õlivahetus ammu tegemata, aga autohooldust ma olen seal tegemas käinud küll varem. Ja siis särgid, mida siis ma soovitan teil pesta tihemini kui... Kuule, ei ole siin mingit aisa tegelikult, lihtsalt siin 4 päeva kuidagi ära on tuhmad see siin seljas. Jah, ma ei tea, kas meil on veel midagi sellest rallist kokku võtta, et tegelikult rallikalender on selles mõttes on ägedalt tihti praegu, et kohe tuleb sardiini otsa, et selles mõttes vaataja on äge, võib-olla M-spordi töötajana ei ole nii äge, et kõik maailmas suhteline. Jaa, nõus, kalender on tihe ja tuleb põnev edasi, sest tegelikult ka see punktitabel ju püsib veel, Roompere on täna natukene eest ära, aga seda ei ole ka palju. Et me rääksime siin ühest rallist on ju, üks viga ja kogu see joru sealt tagant on järgi, et hästi põnev on see seis. Portugali ralli oli äge,
välja arvatud tänane päev. Ja nii ongi. Sardiinia on ka kindlasti vahva. Mulle Sardiinia väga meeldib. Sardiinia on ma arvan lemmikumaid kruusarallisid. Miks? Asukoht. Sardiinia on nii äge lihtsalt. Ma ei teagi, kes meil läheb. Äkki Kaspar Ruus siis saab reisida. Ma pole ainult kindel. Mul tekkis veel mingi küsimus ja mul lihtsalt läks juba meelest. Siis pole vahet. No, siis ju ei olnud oluline küsimus, et selles mõttes on lihtsalt. Küsimused tulevad, lähevad. Aga ma ei teagi. Mina arvan, et võtame kokku, et tegelikult miski mintsa. Sul naine laps ootavad, et sul tegelikult kiire. Uuesti vaja Rakvere minna. Ja, just. Kähku jälle Rakveresse. Ma räägin, läbisõitan autol nii suur, aga mul on vaja endal sinna õlivahetusse minna. Okei, aga sellega siis tõmbame kokku, et minge siis tervitada kõiki oma emasid. Ja siis juba Rallistuudio on eetris 2 nädala pärast, juuni alguses on 2 nädalat. Ja. Ehk siis jutud samad, 4 päeva anname tuld, Runneriga saate Rahuuti mängida ja kes siis Tallinnas elavad ja kuulavad seda praegu pildiga, siis jookske Rallamaia ja visake Runneri lava ees näppu. Aga aitüma. Kohtumiseni. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Tärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele varguse vastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist.